konverents ei ole sugugi läbi, vaid kohe algab paneeldiskussioon, mida juhatab Ivi ja paneelvestluses siis osalevad Tõnis Lukas, Marin Mõttus, Mariann Kelam, Reet Laja, Arnold Aljaste, Tunne Kelam, Tarmo Kruusimäe ja Ivi siis juhatab seda vestlust, nii et palume siis paigaldada 8 tooli vestlejatele siia, et nad saaksid teie ees istet võtta ja sellega konverents jätkub. Mina siis liigun edasi oma teed ja tänan teid veel kord kõiki, kes te siia tulite ja tänan korraldajaid järjekordselt selle konverentsi korraldamise eest ja seekord suurejoonelisemalt, sest tõepoolest 80 aastat on see tähtis verstapost, mis tänase aastaga täis saab sellest koledast aastakäigust 1944. Suur tänu teile. Aitäh! Raivo, suur tänu sulle, et sa oled meiega mitu aastat koostööd teinud. Iga kord on lihtsalt lust ja rõõm kuulata. Aga aitäh! Aga ma tahan nüüd meenutada ka seda, mis alguses rääkisin, et me lõime Tammepuu Eesti klubi ÜEKN-i toimkonna abistamiseks ja siin istuvad meie toimkonna liikmed. Hakkame peale siit Ülle, kes on olnud algusest peale ÜEKN, ülemaailmse Eesti Kesknõukogu toimkonnas ja on abistanud, kirjutanud niivõrd palju igasuguseid artikleid ajalehtedesse igal poole ja terve oma elu tegelikult aidanud sellele kaasa, et Eesti taasiseseisvuseks. Marju Rink-Kaabel, kes on minuga väga palju ka kannatanud välja, kui alustasime suurpõgenemise toimkonnaga ja alati vaikselt püüdsime niisugused asjad teha, mida ei olnud vaja võib-olla kõike välja rääkida, aga Marju oli alati valmis, alati tegi kõik tõlked, kõik asjad, mis olid vajalikud ja igasugust nõuannet, mis ma kuulsin, see oli suurepärane. Aitäh! Ja siin siis meie Maie Pärov, kes oli samuti, on siiamaani küll toimkonnas, ta ei ole küll enam ülemaailmses Eesti Kesknõukogus, aga ikka alati tuleb appi, ikka alati annab nõu ja ikka alati on olnud ta südamega just meiega koos. Ja lõpuks tahaksin tulla siis Kristi juurde, tema ühines meiega natukene hiljem. Ja Kristi on see, kes 22. aastal pärast konverentsi me käisime Puise rannas vaatamas suurepärast skulptuuri, mis oli siis pandud mälestuseks suurpõgenemisele ja Kristil tekkis seal mõte, et võiks midagi ka teha. Kristi pärineb Pärnu kandist ja selle tõttu ta otsustas, et selle peab esile tooma. Aga muidugi esimeseks põhjuseks võib-olla oli see, et me ootasime, et Eesti Vabariik püstitab midagi Tallinnas püsti. Siiani ei ole seda juhtunud, aga loodame, et võetakse nüüd siis kätte see niisuguse mälestusmärgi püstitame Tallinnast kõige rohkem inimesi oleks. Nii et Kristile palju edu, sest Kristi avab nüüd laupäeval Pärnus suure mälestusmärgi. Ja olete kõik kutsutud sinna kindlasti. Nii et aitäh teile. Ja palun siis panelistid, võtke endale koha, mis teile sobib ja räägime natukene juttu. Kus see? Et ma siis istun sinu kõrvale siia. Ma istun siia. Et olge lahked, kes siin veel on? Keegi on puudu? Aha, kõik on olemas. Ei, kõik on korras, kõik mahuvad. Ja muidugi on teil võimalus alati vahele rääkida ja küsida ja osa võtta
ja võib-olla leida siis ka enda jaoks mõnele juba kaua aega olnud küsimusele vastuse. Või siis alustada võib-olla selle tegemist, sest nagu me nägime ettekannetes, need olid küll erinevad, aga samas oli neil midagi ühist. Nad kõik muretsevad Eesti sündmuste pärast ka meie kõrval asuvas maal. Aga esimesena ma siis esitaksingi küsimuse Tarmo Kruusimäele. Tarmo on olnud meie toetaja pikka aega ja ka nüüd ta on saanud muide ka ülemaailmse Eesti Kesknõukogu toimkonna 1944. toimkonna liikmeks. Et Tarmo, ma võib-olla esitaksin sulle nagu tegusale ja praktikas liikuvale inimesele, et kas sõjapõgenike kogemused ja teadmised omavad tänapäeval mingit praktilist väärtust? Võib-olla 2 mikrofoniga on parem, saab teise liikuma panna. Ma vabandan kõigi inimeste ees, et ma kohe, kui ma olen lõpetanud, torman Tallinna linnavolikokku, kus täna on võib-olla ajalooline hetk, erakondade üleselt antakse sisse eelnõu rajada Maarjamäe mälestusväljale suurpõgenemine 1944 mälestusmärk. Kannatlikkust on vaja. Ja praktiline väärtus minu meelest on see, et kui me alustasime 10 aastat tagasi nende iganädalaste pikettidega, no kas seda tahtmist oli ja seda jõudu ja jaksu, pean ma ütlema, et Mariann Kelam, kes alati nendel pikettidel rääkis, kuidas nemad seal olid pinnuks siis kongressmenidele kõigile, nad survestasid, et siis, kui Eestis oli vabadusvõitlus, mitte väga hästi organiseeritud, need, kes kätte saadi, need nabiti kinni, istusid enda aja ära, siis see järjepidevus on see minu esimene õppetund. Täna me saame anda seda järjepidevust ainult Ukraina rahvale ja riigile. Teine praktiline väärtus, mis on tegelikult kasutamata jäänud ja see on päris piinlik, me ei ole riigina võtnud enda pagulaskonna teadmisi üle just sellepärast, et kuidas suhtuda tänastesse Ukraina sõjapõgenikesse. Sest tibla on tibla ikkagi. Oli ta 80 aastat tagasi, on ka täna. Agressor on tegelikult täpselt sama. Meie pagulasi ei sunnitud hakkama kanadalaseks, ameeriklaseks, millekski muuks. Kuidas on võimalik neid ühiskonda lõimida just sellisel moel, et nad on kasulikud nii oma kodumaale kui ka siis enda uuele kodumaale. Me proovime võib-olla teha nendest ukrainlastest eestlasi. Ei ole vaja. Neil on oma kodumaa. Aga see, et nad armastaksid meie Eestit ja et meie eestlased ei käiks rusikas taskus, see on see tegemata töö. Kõik need asutused, kes meil korjavad mingeid mälestusi või midagi muud, on üks asi, aga see süstematiseerida. Sest et ma arvan, et inimlikkus oli 80 aastat tagasi ja on ka täna aktuaalne. Me ei pea neid pagulasi vägisi tegema eestlasteks, vaid olema inimesed. Aitäh, Tarmo. Ja õnne ja edu sulle seal korraldamast. Jaa, väga huvitav uudis. Aga järgmisena ma küsiksin Arnold Aljaste käest, sest tema oli meiega tegelikult, meie toimkonnaga juba algusest peale seotud. Ta on käinud kõikidel üritustel ja mis põhiline, ta on sättinud üles nii ilusa mälestusmärgi Puise ninas. Ütle, mis oli selle põhjuseks, et sa seda hakkasid tegema või et Memento hakkas seda tegema? Tere kõigile. Olen Arnold Aljaste ja ma esindan represseerituid. Need on need inimesed, kes ei põgenenud. Tihtipeale nad ei saanud seda teha või mingitel põhjustel jäid maha ja võtsid need repressioonid vastu. Me oleme püstitanud igasse maakonda, mõnesse ka 2-3 ja rohkem mälestusmärki nendele, kes nende repressioonide ohvriks langesid. Aga meid on ju alati vastandatud. Kui me nüüd meenutame seda hullu Vene aega, siis
millest räägiti põgenike puhul, need olid ju need inimesed, kes olid küünarnukist saadik veres. Ja nüüd selle riigikorra ajal ega ei ole ju ka 30 aastat eriti nendest inimestest räägitud. Ja ka nüüd need represseeritud ise on ennast tihtipeale vastandanud. Et neid, kes viidi Siberisse, nemad said kõhu täis 49. aasta kevadel siis, kui nõges kasvas. Need, kes läksid, nendel oli ka marmelaad Rootsis laua peal. Aga et sellist vastasseisu murda iseendas, selleks just need represseeritud alustasid sellise mälestusmärgi tegemist. Lihtsalt see ei tulnud. Selle ülesande võtsid endale siis Harjumaa mementolased, korraldasid mitu konkurssi, said päris palju võistlustöid, maksti välja preemiaid, aga mitte midagi sellist, mida oleks püstitada tahtnud, ei tulnud. Ja Heidi Juask oli see naisterahvas, kes 2-aastase lapsena ema süles oli seal samases puise ninas ja nad ei saanud üle. Nende isa sai ja nende ema koos 2 lapsega ja Heidiga tulid tagasi. Ja Heidi peas see mõttegi tekkis, et viime selle mälestusmärgi Läänemaale. Võite ise arvata, neil olid tolleks hetkeks korjatud 7000 raha, et nüüd anname selle läänlastele teha. Aga kuna nad tol hetkel ikkagi ise midagi muud välja ei mõelnud, siis saime kokku 3. juunil 2019. aastal Heidi, mina, Aivar Simson ja talurahvas, kes siis Kõrtsutalu peremees Puise rannas ja tollest hetkest oli meil kohe teada, et see tuleb siia. Kirjutasime pererahvaga alla lepingu, et nad selle maa-ala meile annavad. Pakkusime igasuguseid ideid välja, et mis sinna tulla võiks. Kõik olid nõus sellega, et maakivi ja siis paneme sinna peale. Heidi arvas, et see võiks olla paadi nina, seal võiks olla aerud. Mina arvasin, et sealt võiks ka tõusta lendu lind, nagu Aivar Simson ju tegi Saka mõisast, lahkunud sakslastele püstitatud mälestusmärgil. Seal on neid linde päris palju, ma arvasin, et neid võiks olla 1-2 juhul, kui see vorm oleks olemas, sest see rahasumma oli meil ikkagi väike. Aivar käib väga mõtliku näoga ringi ja pobiseb oma ette paadininad. Paadininadest tehti peldikuid, teate, rannaküladesse. Käib veel natuke aega, ütleb, siia tuleb ema ja tütar. Siis vaatab tähendusrikult ringi. Te nutate oma silmad peast ära, kui ma selle valmis teen. Minu tütar on käinud seal korda 10 ja ütleb, et ma nutan iga kord, kui ma sinna lähen. Selle tegemisest võiks rääkida palju ja ega ta nii väga lihtsalt ka ei tulnud, aga ma võtan teiste kõneaja ära. Kui te tahate selle kohta midagi küsida, siis ma pärast hiljem vastan. Jääb veel aega ka selleks. Aga ma esitan siis järgmise küsimuse meie toetajale, pikaajalisele Tõnis Lukasele, sest tegelikult on ju meie eesmärk olnud just noortele, tähendab toimkondade eesmärgil olnud noortele edastada seda teavet, et nad ei unustaks, sest vahepeal, nagu te märkasite, ei olnud erilist mingisugust tähistamist kuskil nurga taga, mingi konverentsikene, kus näiteks ma mäletan 14. aastal oli, kuhu tuli kokku ainult 8 inimest koos nende esinejatega. Üks nendest olin siis mina tookord. Ja ega see järgminegi sündmus ei olnud sugugi parem. Aga sinu egiidi all tegelikult me ju andsime üle Eesti koolinoortele auhinna ajaloolist teemaste konkursil Minna ei taha, kuid jääda ei saa, mis oli väga riskantne omaette. Esiteks oli väga raske aeg. See oli detsember-jaanuar nii koolis käijatele kui ka sündmused, mis ümberringi toimusid 2023.
nii et see oli raske aeg, aga samuti ma väga tahaksin just tänada, et Tõnis aitas tegelikult väga palju kaasa, et ta laieneks ühiskonnaõpetajate ja siis õpetajate, ajalooõpetajate hulgas. Aga minu küsimus sinule oleks niisugune. Missugune kaal või tähtsus on sinu arvates ajaloomälu hoidmisel ja kuidas seda kõige paremini saaks kooliprogrammis teha? Aitäh, see ongi võtmeküsimus, et meie rahvas üldse alles jääks, sest tõsiselt võetakse seda asja, millest aru saadakse ja kui te kujutate siis ette, ja tegelikult ega meil kõigil ju aeg-ajalt on hirm peal, kui me näeme, et tuleb põlvkond, peaaegu ei loe ja need teadmised on küllalt killustunud ja kuidas me praegu kooliprogrammis IT-hariduse ja paljude muude õppeainete hulgast, arvestades seda, et perekondades ka ju omavahel väga palju ei räägita, kuidas me suudaksime ikkagi luua sellele noorele tervikpildi, sest riiki juhib või selle eest võitleb, ma mõtlen nüüd järgmisel põlvkonnal või ülejärgmisel põlvkonnal, me tahame ju, et meie riik püsiks ja rahvas ju 100 aastaid ja rohkemgi veel. Aga nii edasi, siis kui inimestel on tahtmine ja teadmine seda riiki edasi teha ja vedada. Ja see teadmine, see tuleb edasi anda põlvest põlve, see on elu ja surma küsimus ühele rahvale tegelikult. Kui rääkida 44. aasta sündmustest, siis see on, ütleme nii, üks segane värk väga paljudele, ka väga paljudele täiskasvanutele, väga palju sündmusi, erinevaid sündmusi, mingeid vastuolusid, natuke vihjati nendele vastuoludele ka praegu siin, eks osa jäid, osa läksid, osa võitlesid, osa ei võidelnud, osa läksid võimuga või kommunistliku võimuga ja okupantidega koostööle, osa ei läinud. Ja see on keeruline aeg käsitleda ka õpetajal, sest perekondades sellest ka ju väga ei räägitud kõigest siin. Viimastel aastatel on hakatud rääkima võib-olla natukene rohkem, aga siis on jälle see häda, et kas lapselapsed saavad just vanaema, vanaisa mälestused teada või on elu lihtsalt nii kiire ja säbruline, et need teadmised lähevad meiega koos hauda ja lapselapsed ei saa neid ei perekonnaalbumit ega kõike neid meilt pärida, ei võta seda üle. Miks ma seda niimoodi räägin, on just see, et aru saada, et meil kõigil on vastutus noorele perekonnale või noorele põlvkonnale mälestuste üleandmisel. Keegi kirjutab näitemänge, keegi lavastab, need noored, kes täna meie ees esinesid, midagi uurivad juurde, juba natukene teavad. Meil kõigil on oma lood. Meie lapsed peavad aru saama sellest või teadma seda, et enamuses Eesti perekondadest on 3 põlvkonna jooksul kedagi küüditatud, keegi tapetud, keegi põgenenud, kindlasti enamuses. Mina võin öelda, et minu vanavanemaid ei represseeritud. Vene sõdurid lasksid nad lihtsalt maha. Ei olnud neil probleeme tulevikus, ei Siberisse sõidu ega millegi, ega põgenemise peale mõtlemisega, ega millegi sellise asjadega. Et lühidalt, mina tegin seda Isamaa tööd ka eile, ma käisin Luunja keskkooli õpilastele ka rääkimas Emajõe kaitselahingutest, millest ma siin fragmendiga ju tegelikult esitasin. Ja me peame kõik püüdma mitte ainult rääkida oma konkreetset mälestuskildu, vaid püüdma luua tervikut. Et nad saaksid aru, mis juhtus mille pärast. Et põgeneti selle pärast, et punaterror oli tegelikult kujuteldamatult hirmus. Ütleme, läänes ei saadud sellest aru, me teame, maailmas on veel põrgulikumaid kohti olnud ja aegu ajaloos, aga ikkagi see oli kujuteldamatu terror, mida eestlased nägid siin 1941. Ja nad teadsid ja hirm ajas neid paljuski põgeneda selle punaterrori eest.
sellepärast mindi, ei mindud lihtsalt niisama hea elu peale, vaid mindi sellepärast. Teiseks, järjepidevuse hoidmine Otto Tiefi valitsuse, mida me siin täna tähistame, täna pidas ta 8 aastat tagasi oma esimese istungi tegelikult Maapanga majas, mis on praegu Eesti Panga käsutuses. Selle valitsuse jaoks oli vaja aega, et nad saaksid oma regulatsioone võtta, et saaksid deklaratsiooni kirjutada, et saaksid sinimustvalge Hermanni torni viia. Selleks põgenemiseks oli vaja aega. Kui Punaarmee oleks läbi murdnud rindest kiiresti ja siis seda ta oleks teinud, sest sakslased olid otsustanud taanduda. Kui Eesti väeosad ei oleks vastu hakanud lihtsalt oma kodumaa kaitseks, siis oleks tuldud 6 aega varem siia Tallinnasse. Ja neid asju ei oleks juhtunud niisugusel kujul. Meil poleks seda riiki ja võib-olla seda rahvastki enam sellisel kujul olemas. Et need asjad tuleb panna kõik konteksti ja alles sellest tervikust on võimalik tegelikult aru saada. Nii et hariduses tuleb luua tervikpilt, siis õpilased lihtsalt ei õpi seda ära ja ei unusta, vaid siis see jääb neile ka meelde. Tervikpildi tegemine on muidugi väga raske, kui on koolis nii suured programmid, nagu on praegu kogu aeg, et millal ja kuidas eesti keelt isegi jäetakse vähemaks ja kirjandustunde. Aga samas on see muidugi võimalik, kui korralikult istuda maha ja seda teemat siis arendada, nagu on teinud siin Pille Lill suurt tööd mitu aastat, et õpetajatega koos arutame, mida ja kuidas, kus saaks kaitsta, kus edasi aidata ja kus toetada. Aga järgmiseks ma tahaksin jälle veel tuua esile Mariann Mõttuse. Tema on nüüd diplomaadi elukutses, mis on nagu teise kaaluga, aga see on väga tähtis, sest Eestis on ju olnud ka diplomaadid, kes on jäänud välja ja väga palju Eesti jaoks teinud. Ja sina oled ju ka veel ülemaailmse Eesti, kuidas see täpselt nüüd ongi, ülemaailmse eestluse ja kultuuridiplomaatia osakonna peadirektor ja teil on olemas 2 daami veel juures, Katri Linn ja siis Liina Viies. Ja. Et te olete viimasel ajal teinud väga palju online'is või ütleme korrapäraselt suhelnud nüüd Välis-Eestiga. Ja kas sa räägiksid natukene sellest, et mis see peaks, kuidas ta aitaks kaasa nüüd ka meie sündmustele, mida me siin omavahel praegu teeme juba iga aasta? Ja aitäh. Kõigepealt mul oleks 2 teadaannet, et ma neid ära ei unustaks. Te kõik olete täna oodatud kohe varsti 17.15 Vabaduse väljakule, meie Vabadussõja võidusamba jalamile, kus on mälestustseremoonia just nimelt nende inimeste mälestuseks ja meenutuseks, kes pidid kodumaalt lahkuma. Kõneleb välisminister, palvet peab peapiiskop Urmas Viilma, kohal on diplomaatiline korpus ja ma väga loodan, et ka palju Eesti inimesi, sellepärast et olgem nüüd ausad, mis oli selle okupatsioonirežiimi üks olulisemaid eesmärke. Murda meie ühtsus ja luua olukord, kus me kõik räägime igaüks oma nurgas oma juttu ja süüdistame üksteist. Nii et ma väga loodan, et seal on palju Eesti inimesi koos ja teine üritus lihtsalt lühidalt laupäeval 21. kell 7 on Kaarli kirikus, tuleb ettekandele Raimo Kangro Missa süütult hukkunud eestlastele. Tasuta kontsert samuti seotud tänase päevaga. Ja 3. asi, mida ma tahaks öelda, et Iivi ja Üleilmne Eesti Kesknõukogu, teie töö siin nende konverentside korraldamisel on olnud tõeliselt hea ja need on olnud väga harivad. Aga et kui rääkida niisugusest suuremast eesmärgist, mis oli teine selle okupatsioonirežiimi eesmärk? Võtta meilt meie mälu. Võtta meilt see ühine mälu, mille peal meie eestlus püsib. Ja siin ma võin tuua iseendast ühe näite. Mina olen Eestis kasvanud laps, ma ei ole välismaal kasvanud. Täna oli pikalt juttu Mari raamatist.
Mari Raamot on sündinud Tarvastus Kitsi talus. See maja on veel alles ja tema õde oli Eesti esimene kunstlaulja Aino Tamm ja tema vend oli Jaan Tamm, Eesti Konservatooriumi asutaja. Ma olin seal kümmekond aastat tagasi, kui avati neile seal taluõues mälestuskivi. Aga mida ma tahan öelda? Ausalt öeldes andsin ma alles siis seal seistes endale aru, et vot see on üks nendest suurtest lugudest, mida mainisid sina, Imbi. Ja just nimelt ma teadsin ju kõiki neid 3 isikut, aga tegelikult ma ei viinud kokku, kui vägev lugu see on, et sealt samast Tarvastu, üsnagi kõrvalisest paigast äkki võrsus selline suguvõsa. Ja et siin ma olen Imbiga väga nõus ja loomulikult Ernst Jaaksoni lugu, et me peame neid lugusid meeles pidama ja välismaailmale rääkima, sest see on meie tugevus. Aga võib-olla väga lühidalt ma ei hakka rääkima meie tegevusest detailselt, aga mida me teeme? Eks mina asusin sellele tööle 3 aastat tagasi ja eks me loomulikult teadsime, et Eesti koolid ju tegutsevad, Eesti majad, Eesti tantsukollektiivid, laulukoorid ja eks me loomulikult alustasime sellest, et just nende inimestega, nende tulekandjatega siis suhelda ja loomulikult eesti keele õpe oli nagu esimene selline konkreetne teema, mis meil lauale tuli. Siin muidugi konkreetselt tööd teeb Haridusministeerium, aga kõigiti neid toetada. Sealt me oleme võib-olla liikunud edasi, toetanud Eesti noorte teismeliste laagreid igal suvel Veneveres, samuti Eesti noorukite, välismaal elavate Eesti noorte sellist, see pole õieti laager, vaid see on 10-päevane programm Eestis, mida koostas Integratsiooni Sihtasutus ja selle eesmärk on just tuua noored Eestisse, näidata neile töövõimalusi, õppimisvõimalusi, Eesti, kõike seda, mis siin on äge. Samuti on meil praktikastipendium, et noored saaksid tulla Eestisse, just nimelt Eesti soost noored välismaalt ja olla siin praktikal 1 kuu või 2, luua endale professionaalse võrgustiku, saada keelepraktikat. Nii et me liigume nagu kogu aeg võib-olla natukene niisuguse sisulisema poole ja nüüd järgmine mõte, mis meil on just nimelt võib-olla koguda kokku selline aktiivsemate noorte grupp ja tutvustada neile natuke võib-olla sellist julgeolekut teemasid, eestluse teemasid, tuua tõesti Eesti arvamusliidreid nendega rääkima, et neil oleks lihtsam mõelda meiega selles samas Eesti ruumis, Eesti mõtteruumis, sest nii nagu Iivi ütleb, me teeme palju asju veebis, aga tegelikult sellest ei piisa, kui sa tund aega istud arvutis ja lihtsalt kuulad. Nii et see võib-olla see suurem eesmärk, võib-olla kuhu me nagu oleme niimoodi aasta-aastalt lähemale läinud, on ikkagi just nimelt see, et need inimesed ja suuresti siis noored oleksid selles Eesti ruumis, mõtteruumis, ideeruumis, et nad isegi, kui nad ei koli Eestisse, eks ole, siis et nad mõtleksid meiega võib-olla ühte sammu. Ma ei tea, kas ma vastasin sulle. Aga meil on aega veel pärast küsida ka, kui on vajalikku küsimust veel täiendada. Mina arvan küll, et väga kena oli ja ma sain ka mõnda asja veel rohkem teada. Aga nüüd ma esitaksin küsimuse meile pidevatele, ütleme, kaastulijatele Mariann Kelam ja Tunne Kelam. Mariann, sulle esitaks niisuguse küsimuse, sest me ei ole siin palju rääkinud pagulaseestlastega, aga Eesti pagulaskond on olnud ju välismaal väga aktiivne, et Eesti saatust tutvustada ja meile toetajaid võita. See oli üks väga suur eesmärk ja see õnnestus. Olete ise üks sellistest aktiivsetest pagulastest ju olnud ja kas võiksite tuua paar isiklikku näidet? Neid isiklikke näiteid on väga palju, mõned humoorikad, mõned on nagu ekstreemsed isegi, aga mida saab kõik teha, et Eestile tähelepanu tuua. Aga ma alustaksin ennem paari mõttega, et
kõik need, see loosung, mis meil sellel organisatsioonil või sellel liikumisel on, et minna ei taha, aga jääda ei saa. Ja see oligi see, mis motiveeris, aga see mõte selle taga oli kogu aeg, me tahame tagasi tulla. Ja enamus inimesed, kes põgenesid, mõtlesid, see on ajutine, me tuleme tagasi. Ja olid niisugused lubadused antud välismaa poolt, Atlantic Charter, et kõik riigid, mis olid iseseisvad, saavad selle iseseisvuse tagasi, kui sõda lõpeb. No ei juhtunud. Aga kõige tähtsam ja motiveerivam asi oli tegelikult, mis ka innustas meie vabadusvõitlejad Eestis, oli, et Ameerika võttis seisukoha, et see okupatsioon on seadusevastane. Oli inglise keeles kutsutud non-recognition policy, et me ei tunnusta Nõukogude Liidu okupatsiooni Balti riikides, mida võeti vastu kohe alguses, oli üks vahva mees välisministeeriumis Ameerikas, Sumner Wells, kelle sünnipäeva me peaks alati mäletama, kangelane, kes mõtles selle välja ja lõi selle, siis oli meil noor teadlane William Huff, kes kirjutas sellest tervest asjas oma doktoridiplomi töö, paks raamat, non-recognition policy ja kuidas see mõjutab välispoliitikat igal pool. Ja hästi, see oli meie piibel seal välismaal, me kasutasime seda palju oma argumentide tõestuseks. William Huff oli nii hull baltlane, et ta ütles vahest oma kõnedes, mis ta pidas meie organisatsioonides, et meie baltlased peame tegema seda ja seda. Noh, täisameeriklane, aga ta oli nii innustatud ja nii emotsionaalselt seotud sellega ja nii tark, et niimoodi ta väljendas ennast. Nii et me kasutasime igat võimalust, mis oli, et ennast tutvustada ja siin on, et kõik inimesed, kes midagi tegid Eesti heaks, tuues ette Eesti kultuuri või sporti või mis iganes, need on kõik 1000 tänu väärt. Siin oli see tore asi, et kõik need rahvatantsurühmad, laulukoorid, kõiksugused organisatsioonid, kirikud, gaidid, skaudid, kõik oli üks väike tükikene või suurem tükikene selles mosaiigis, mis moodustas meie vabadusvõitlust. Muidugi lisaks kõigile sellele poliitika ja poliitiliste jõududega töötamine, piketeerimised, esinemised ja no vahetevahel väikse skandaalide korraldamised. Nii et siin ma toon teile esile, mis ühed noored tegid Washingtonis ükskord, et saada tähelepanu Balti riikide okupatsiooni kestvusele, et teadsid, et politsei viib nad ära, kui nad lähevad piketeerima just väga lähedale Nõukogude Liidu saatkonna ette. Ja nad öösel lasid ennast valada tünnidesse semendiga. Seisid püsti ja tünni valati sementi ja siis neid viidi kohale hommikul siis veoautoga, veeretati paika ja muidugi ei olnud nii kerge politseil neid ära koristada, nii et see oli jälle uudis. Et kahjuks see sement ei olnud küllalt kaua veel settinud, nii et seda oli võrdlemisi kerge lõhkuda, aga ikka. Ja igat sorti asju me mõtlesime välja, et kui Shevardnadze oli ükskord Valgesse Majja kutsutud, siis ei saanud kokku suure grupist, me saime just teada väga lühidalt ette, et niisugune asi juhtub, et Shevardnadze on seal nende saatkonnas, tema oli sel ajal välisminister, eks ole, Nõukogude Liidus. Natuke teist laadi mees muuseas. Ja siis, kui ta pidi minema oma autoga, siis suure limusiiniga sealt saatkonnast Valgesse Majja, siis me olime vist 4-5 väljas tänava peal, tegime tänavateatrit.
et siis oli üks inimene oli vangi kostüümis, mustvalged triibud, Enn Tarto nimi oli veel rinna peal, siis üks oli karu kostüümis, see oli minu poeg, kes ütles, ma lämbun siin sees ära, aga noh, pidid tegema. ja siis teised olid ka ja kahjuks me kõik olime tegevuses ja sellest me ise keegi ei saanud pilte teha. Üks turist ütles, oi kui vahva, tegi pilte ja lubas saata, aga muidugi ei tulnud. Ja üks Washingtoni eestlane tuli ka kohale ja seisis seal, kaamera rippus kaelas ja ei teinud ühtegi pilti, no ma ei ütle ta nime. Aga väga-väga kahju, sest see oli hästi vahva. Kusagil olid paar pilti, aga mitte see, kui me olime temaga tegelemas. Ta tuli välja Kremlist oma autoga, nägi meid seal, tuli oma limusiinist välja, viipas käega niimoodi, et umbes tulge siia. Ja siis me läksime ja seletasime, et Enn Tartu ikka vireleb veel seal Gulagis, kõik teised juba lahti lastud, et miks tema siis seal on. Saab tehtud. Aga see minu viimane 5%, rohkem ma ei räägi, siin on mul palju lugusid, aga see viimane 5%, mis ma olen alati harrastanud, et ei ole läbi, kuni on läbi. Me olime kõik ärevil ja põnevel, vau, Ševardnadze ja kõik. Mina läksin telefoniputka juurde, mis sel ajal ei olnud meil mobiile. Panin oma 25 senti sisse ja helistasin ajakirjandus läbi, sest ei olnud ühtegi tulnud. Washington Post kohe ümberringi. Ja mis oli õnne asi, et on see suur agentuur Ameerikas, Associated Press. Nemad võtsid kuulda, uskusid mind ja tegid väikse nupukese. Ja mina arvan, et sellest oli suur kasu. See ilmus paljudes lehtedes, et mida me olime teinud, niisugune väike asi. Aga kinnitas seda, et ta tuli, kohtus ja ütles niimoodi. Nii et eks näeb. Aga ei saanud minna kohe õlut jooma ja pidustama. Ševardnadze. Nii, aitäh, vabandust. Aga aitäh sulle, sellepärast et niisuguse jutukesi on vaja ju kuulda ja võib-olla, et sellest saab ka teha suure loo. Aga ma küsiksin nüüd Tunne käest, et Tunne on alati meile toonud niisuguse huvitava väljundi ja seekord küsiksin, miks on 1944. suurpõgenemine Eestis nii kaua enamusele nii vähe tuntud olnud? Ja teiseks ehk, et mis on teie või kodumaal viibinud kogemus pagulaskonna tegevusest kodumaa piiride taga? Aitäh. Ma lisaks Marianne sellele esimesele osale mittetunnustuspoliitika algus. Tegemist oli Ameerika välisministriga, kes tegelikult oli kohuste täitja, kuna minister oli puhkusel. See oli Sumner Welles ja ta tegi selle siis, kui just valitud või määratud Eesti Ülemnõukogu oli teatanud ühinemisest Nõukogude Liiduga. Ja see avaldus andis suuna kõikidele ülejäänud riikidele. Paljud demokraatiad olid üsna kõhklevad, näiteks Inglismaa. Me võime algul mitte tunnustada, siis vaatame, mida Nõukogude Liit tunnustamise eest meile annab. Me saame kaubelda. Ja eriti, kui sõda oli lõppenud ja midagi ei muutunud, siis oli päris ilmne, et kõik ülejäänud lääneriigid oleksid lõpuks nõustunud, et Eesti ja Balti riigid on ikkagi Nõukogude Liidu osa, tahes tahtmata. Ameerika poliitika järgis pool sajandit väga ägedale survele vaatamata nõustuda tegelikkusega, reaalsusega. Asjad on nii ja põhimõte on teistsugune. Ameeriklasel õnnestus seda jätkata kuni võiduga lõpuni. See on üks Ameerika välispoliitika parimaid saavutusi. Teised ei oleks seda teinud. Ja teine, ma lisaks veel ühe kodueestlase tunnetuse, kui Hirve parki me valmistasime ette 1987. See oli esimene kord, kus meeleavalduseks oli ametlik luba taotletud ja esialgu see anti. See oli mõeldud Raekoja platsil, siis
juhtus midagi muud, see võeti tagasi, aga ühesõnaga enne seda oli olukord väga närviline Tallinnas. Ja Jüri Kuuskamäe hiljem rääkis, et Moskvast on saabunud eriüksused, kelle eesmärk oli see meeleavaldus maha suruda. Ning paar päeva enne seda me saime raadio kaudu teate, et umbes veerand 100 Ameerika senaatorit on saatnud kirja Gorbatšovile, paludes tal lubada see rahulik meeleavaldus toimuda. Ja pidades seda proovikiviks, et Gorbatšovi sõnavabaduspoliitika, kui seda tõsiselt võtta, siis ainult tingimusel, et inimesed saavad organiseeruda ja meelt avaldada. Ja selle organiseerisid baltlased, kellel olid head sidemed kongressis ja välisministeeriumis. Ja küsimus oli ainult selles, et kongress oli puhkusel. Kongressis teati väga palju Balti riikidest, tänu Mariannele ja teistele, kes pidevalt kongressi külastasid ja olid tuntud. Aga neid usuti ja saadi allkirjad ka siis, kui senaator oli kusagil teisel pool või väljapool Washingtoni. Ja ma usun, et tänu sellele kirjale, väliseestlaste toetusele ja informatsioonile, mis teatas, et niisugune meeleavaldus tuleb, esiteks Hirvepark toimus ja teiseks oli seal läbimurre, esimene Eesti temaatika läbimurre rahvusvahelises ajakirjanduses. Tänu eelhoiatustele ja teadetele järgmine päev, esmaspäev, 24. augustil 1987 olid enamiku Ameerika ajalehtede esileheküljel teated Hirvepargist. See on koostöö tulemus. Ja nüüd, mis on meie probleem, on aru saada, et 40. aastatel Eesti rahvas lõhestati kolmeks. Suurem osa, kes jäid koju ja loomulikult põgenemine poleks aidanud, kui enam poleks koju jäänud. Teiseks, küüditamised. 2 küüditamist, 49. aastal viimane, pluss veel väiksemad. Ja kui me nüüd võrdleme seda statistikat, umbes 80 000 põgenikku, me kunagi ei tea täpselt, eks ole, ja umbes 35 000 küüditatud. Neid oli veel arreteeritutena, saadeti tuhanded juurde. Aga nendest põgenikest mitmed tuhanded ju hukkusid. Jällegi ma arvu ei tea, räägitakse 2000, 3000, 5000, aga see oli väga suur arv, see oli risk. Ja Siberi küüditatutest, arvatavasti hukkusid 100 või mõnisada, aga üldiselt nad jõudsid kohale. See oli risk, mida meie Eesti põgenikud endale võtsid. Surmaga risk ja kaotada kogu oma varandus. Ja nüüd küsimus on selles, et kuidas need 3 rahvuse osa taas ühendada. Ma arvan, et tänu Iivile see on nüüd toimumas. Küüditatud, kes ellu jäid, tulid tagasi enamuses. Pagulaseestlased ei saanud seda teha või see oleks tähendanud okupatsiooniga nõustumist. Ja milles on see raskus, miks meil on nii vähe teadmisi ja huvi olnud siiamaani? On ju 50 aastat Nõukogude narratiivi selle kohta, kuidas oli see pilt. Eestlased põgenesid, kuna nad olid natsidega koostöös. Neil oli must südametunnistus, põgenesid uppuvad laevad nagu rotid. Teiseks, siis lõpupoole oli selline narratiiv, kui pakid hakkasid tulema juba välismaalt, et nad on inimesed, kes on väga jõukad, elavad mõnusat elu, samal ajal kui meie siin Eestis, Nõukogude Eestis oleme, maadleme oma majandusolukorraga ja õigustega. Nemad, mis neil seal viga? Saadavad pakke, isegi kutsuvad külla, hää küll, aga see ei rehabiliteerinud. Ja see, et pagulaskond suutis säilitada
kontinuiteedi selles mõttes, et just nemad hoidsid üleval teadvust ja pidevalt avaldasid survet oma sünnimaade või vastu võtud maade valitsustele, et Balti riike peab silmas pidama, neil on oma õigused, neil on oma kannatused. Tänu sellele see õnnestus. Kuid minu meelest üks esimene tähtis liikumine pagulaskonna ja kodueestlaste ühendamiseks toimus 1989. Siis, kui oli see suur kodanike komiteede liikumise aasta. Ja kuna pagulaseestlased toetasid algusest peale õiguslikku järjepidevust, siis neil oli palju lihtsam sellega ühineda. Aga kõik eestlased praktiliselt registreerisid ühe aastaga ennast avaldusega, et mina teatan, et ma pole Nõukogude Liidu kodanik, ma olen Eesti Vabariigi kodanik. Ja see vastas sellele põhilisele küsimusele, et kui midagi peaks juhtuma, kui mingi muutus peaks tulema, kes on õigustatud otsustama Eesti tuleviku üle. Ja õige otsus oli võimalik teha ainult sellel alusel, et Eesti Vabariik jätkub õiguslikult ja tema kodanikkond on olemas. Ja see oli siis esimene suur sündmus, kus pagulaskond registreeris ennast samuti kodanikena, valisid oma esindajad Eesti Kongressi, mõnesid ei lubatud veel Nõukogude Liidu poolt sisse, aga see toimus. Ja nüüd on meie põhiline probleem, kuidas see taasühinemine lõpule viia emotsionaalselt, kultuuriliselt, inimsuhete tasandil ja praegu peab lihtsalt tunnustama ja õnnitlema Iivit ja tema kaaslasi ja ülemaailmset Eesti Kesknõukogu selle saavutuse puhul, et mis 5 aastat tagasi tundus veel võõrastav, siis nüüd on jõudnud peavoolumeediasse, tuntakse huvi, pööratakse tähelepanu, et meie rahvas ka just nagu ma ütlesin emotsionaalselt ja isiklike tunnete põhjal saaks uuesti aru, et me oleme tervik ja iga osa oli vaja. Iga osa sellest, iga saatus oli vajalik, mis ühtedel oli või teistel, rollid olid erinevad, aga eesmärk taastada Eesti rahvusriik oli üks. Suur tänu. Ma näen, et lihtsalt on vaja teha veel üks järgmine aasta konverents, et meil ei jätku aega ja väga palju on jäänud ka ütlemata, mis me soovime, aga ma tahaksin veel pöörduda Reet Laia poole, sest meie tegelikult projekt on ju seotud naistega ja sina oled ju Enuti esinaine, kes siis on tegelenud naisküsimustega. Ja selles mõttes oled sa juba teinud ka ühe ürituse meie projekti all ja ma küsiksin sinu käest niisugust asja, et kuidas sa arvad, kuidas liikuda edasi Eesti naiste sõja ja repressioonide mälu hoidmise ja laiema tutvustamisega meie ühiskonna parema tuleviku nimel? Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikkuta, see on ju teada. Tere kõigile! Ma esindan siin tõepoolest täna Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskust, lühendina ENUT. Ja tahan muidugi öelda, et ega me ainult naistega ei tegele, aga antud juhul, antud küsimuses siiski. Muidu on meil ikka nii meeste kui naistega tegemist. Ja ma ei saa sellele küsimusele enne vastata, kui teen ikkagi väikese sissejuhatuse. Sest Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus projekti partner antud juhul loodi 1997. aastal ja seal alguses väga tugevasti olid kaasas ka just nimelt väliseesti naised. Ja me saime näiteks Kanada eestlanna Edasepa toel väga väärtuslikke raamatuid, mida me poleks iialgi ise suutnud tol ajal osta. Samuti oli suurt tuge nii väliseestlastel kui kirjandusmuuseumil naiste lugude
uurimisel ja meil on ka akadeemiline ajakirja Ariadne Lõng, mis jäädvustab aastakümneid juba meie naiste erinevaid nagu panuseid ja uurimusi, mis on väga oluline, aga üks tähtsamaid raamatuid, nagu selgub nüüd praegu Ukraina sõja tingimustes, on siin see raamat, see antoloogia, mida kindlasti osa väliseestlasi ja ka mõnedki kohalikud inimesed teavad, aga kuna ta on kohe algusest peale inglise keeles, siis ega kohalik eestlane seda võib-olla väga lugenud ei olegi. Meil on olnud tahtmine seda eesti keelde tõlkida, kuigi Kirjandusmuuseumis enamik neid lugusid on kõik olemas, aga veel rohkem tekkis meil tahtmine Ukraina sõja juba isegi 2014, kui see esimene etapp oli Ukraina sõjal, juba siis tekkis meil mõte, et me tahaks seda väga vene keelde tõlkida, ukraina keelde ka loomulikult, et kuidas sa muidu levitad seda teavet seal, kus seda kõige rohkem vaja on. Ja nüüd tänu Tammepuu organisatsioonile me siis liitusime ja vähemasti siis 2 peatükki oleme me saanud ära tõlkida vene keelde, seda me esmaspäeval siis ka Vabamus esitleme. Kogu tõlget kahjuks teha ei saanud, aga mis on minu kogemus pika aja jooksul, et kui sa niisuguseid asju ei saa rääkida, kui nad ei ole mustvalgel kirjas, kui nad võib-olla isegi on kuskil interneti avarustes nagu tükati, siis ikkagi see ei ole see, kui on korralikult välja antud ingliskeelne või siis antud juhul ka hädavajalik ukrainlastele, venelastele ja teistele NSV Liidus olnud riikidele, sest nemad ei tea ka. Ei tea ka sakslased ega teised maad seda, mis siin ikkagi juhtus, ja selles raamatus on täpselt nii, nagu soovitatud. Siin on kontseptsioon olnud, et siin on lugusid nendest, kes põgenesid emad lastega. Siin on lood nendest, keda represseeriti külmale maale viimisega ja siin on lugusid ka nendest, kes jäid kohale ja tõesti tundsid hirmu aastaid ja aastaid. Ma ei hakka oma isiklikku lugu siin rääkima, aga selles raamatus on just kõik need 3 kokku liidetud ja ma loodan, et me saame sellelt pinnalt ikkagi edasi minna ja rohkem seda mälulugu tutvustada ja tõepoolest olen nõus siin eelkõnelejatega, kes ütlesid, et nii palju kui võimalik tuleb neid lugusid suureks puhuda. Tutvustada, mitte lihtsalt niisama kampaaniat teha, vaid tõepoolest sisuliselt rääkida nendest lugudest. Me oleme juurde kogunud ka nüüd Ukraina juba nagu mälestust ja me teeme Ukraina naistega praegu täiesti koostööd, need Ukraina naised, kes on Ukrainas. Tänavu sügisel toome ühe esimese grupiga siia ja järgmise aasta veel saame tuua mitu gruppi siia ja see on nii oluline, et me näitame ka neile, et see, mis on kordunud ka Jugoslaavia sõjas ja kõik nüüd Ukraina sõjas, kõik need vägivallaaktid ja et need, kui me seda mälu ei hoia, ei korda, ei näita ja siis ei räägi sellest, mis kõik on juhtunud, siis võib see kõik jälle korduda. Peale Ukraina sõda ka, ma loodan, et see varsti lõpeb. Suur tänu. Ja nüüd on kahjuks meil aeg läbi. Ma mõtlesin, et veel saame esitada küsimusi, aga ma arvan, et teil on võimalus selleks järgmisel korral. Andke aga teada, kellel mis mõtteid. Igatahes üks mõte, mis siin kindlasti esile tõusis, on Imbi öeldud, et kuidas teha midagi suurt, et see oleks nähtav. Et meil on aega täpselt mingi aja jooksul, et saame seda teha. Ja igaüks saab ju sellele käe külge lüüa. Et
igal juhul pöörduge siis Tammepuu poole, kirjutage kiri ja koostame siis järgmiseks aastaks midagi uut jälle, et kuidas saab seda edasi minna. Mul on väga kahju, et ma ei saanudki sõna anda nüüd otseselt välis-Eestist pärit, USA-st ja Kanadast aga Kanadast ei olegi, oli küll, siin Kanadast oli ka veel. Aga midagi ei ole teha, meil on aeg läbi ja me jätkame tegelikult, võimalus on tulla ja rääkida veel homme õhtul Pärnus, siis päeval Pärnus ja siis veel ka tulla pühapäeva hommikul kirikusse ja koosviibimisi on mitmeid, seal on ka näituse avamine kell 11 laupäeval, vabandust. Nii et neid võimalusi on, aga tänaseks kahjuks ma pean panema kinni. Jah, ütle. Tahtsin lihtsalt lisada, et ei ole nii, et Ameerika eestlased ei saa sõna, sest proua Marju Rink-Kaabel saab vägagi sõna Vabaduse väljaku Vabadussõja jalamill nüüd juba tunni aja pärast. Ma tahan kutsuda teid laupäeval kella 11-ks Puise ninasse. Me teeme seda tund aega varem sellepärast, et me jõuaksime ka Pärnu mälestusmärgi avamisele, kellel see soov on olemas. Korraldavad seda Eesti Memento Liit, Eesti Endiste Metsavendade Liit ja Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmed Läänemaalt. Olete oodatud. Suur tänu. Kõik. No ütle. No ma pean ka natuke reklaami tegema. Pärnus see ausammas, ma ütlen seda nii. Täna, mis te kuulsite, see on üks osa, et ühendada selle 3 osana, millest me oleme rääkinud. See on selleks, et ühendada kõiki ja samuti rääkida põgenikudest, sest me oleme kõik üks ja see põgenikude toomine, nende hingede ja nende tahtmiste toomine tagasi Eestisse on see põhjus. Ja see ausammas ei saa pandud üles ainult, et on üks ilus asi. See ausammas pannakse üles, et see tõstab küsimusi meie ajaloo suhtes ja see on see laiem ajalugu, millest me räägime. Palun tulge Pärnusse, olete väga teretulnud. Aitäh veel kord ja meie täname Tammepuu poolt teid kõiki, kes tulid osalema, kes ütlesid häid sõnu ja kes äkki saavad veelgi seda küsimust laiendada ja neid suhteid luua, mis siin täna mitmelt poolt kõlasid, et see on võimalik veel. Aitäh!